Kes ma siis olen? Minu nimi on Rashid ja ma olen selline iseehitaja vist, võiks öelda. Et mulle nagu meeldib ja ma arvan, et üks võib-olla endast lugupidav mees võiks oma elu jooksul midagi oma kätega valmis ehitada. Ja minu puhul siis võiks olla see selline oma kodu ja kõik sellega seonduv. Et idee sai alguse võib-olla siin 4-5 aastat tagasi. Ja eks ma olen selline iseõppija, et hariduselt olen teedehitaja, kui paljusid selliseid printsiipe ja põhimõtteid saab väga edukalt üle võtta. Ja kui ise viitsin natukene uurida, vaeva näha, siis ma arvan, et kõik on võimalik. Ja ma arvan, et seda illustreerib ka siis minu selja taga olev siis abihoone, mis siis võib-olla ka pildilt paistab, et räästad on veel tegemata ja siit natukene mingid servad, aga põhiosas on ta tehtud ja elan ka praeguseks sees. Ja minu selja taga paistab ka siis siit ja selle tegin ise samamoodi ja sobiva suurusega projekti vaja ei olnud, kuna katuse projektsioon maapinnale jääb alla 20 ruutmeetri või ütleme täpselt 20 ja kui ma siia tulin, maad otsisin, siis siin oli täiesti küntud põld. Ei olnud siin midagi. Tänaseks on asi muutunud. Olen saanud omale elektriliitluse, kui te näete, siis kapp on siin, prügikasti taga. Läheb ka puurkaev minu selja taga kuhugi siia kohta, kus on õunapuud. Ja väljak tuleb siia tahapoole, ehk siis siia taha saab siis ühendada 2 maja. Ja tuleb ta siis biopuhastiga, et kuna siin on nõrgalt kaitstud põhjaveega ala, siis tuleb panna biopuhasti, et ei saa lihtsama variandiga, et lihtsalt immutada ja siis tavalisest paagist ära võtta. Aga see kõik käib asja juurde ja sellega ma olin arvestanud, kui ma selle otsuse tegin, et see maa osta. Kuna ma asun küllaltki tee liidal Pärnu maanteele, siis võib-olla tähelepanelikumad inimesed nägid, et minu selja taga on ka selline müür, mis nüüd on hakanud roheliseks minema. Või ütleme vall siis. Ja selle valli ma lasin siia vedada, et kuna siin kõrval käis tee-ehitus eelmine aasta ja natuke ka praegu, siis siin oli kõvasti sellist mittekõlblikku pinnast üle, millega poolt siis midagi teha. Ja saime siis ehitajaga kokkuleppele, et lasen siis osaliselt ladustada siia. Ja miks ta nagu hea on see, et ta võtab natuke ära seda visuaalset häiringut ja võtab ära ka seda, ütleme, suuremat müra. Et täitsa nulli ta ei vii, aga sellega olin samamoodi arvestanud ja kui tulevikus võimalik, siis katsun võib-olla panna mõned mägimännid või mingid sellised põõsalised siia valli peale, et ta jääb selline ilus roheline. Ma arvan, et ma olen suhteliselt oma teekonna alguses, mis puudutab siis oma kodu rajamist ja ma arvan, et võib-olla mõni inimene, kes samamoodi planeerib enda kodu rajamist ja võib-olla otsib materjali, kuidas midagi teha või kui pihta hakata, siis võib-olla see on selline hea stardipunkt, et katsun teha rohkem selliseid videosid, mis näitab, et kuidas mingid töid teha. Kuidas leida võib-olla õige infoni enda jaoks, sest internet ja YouTube ja kõik on täis nagu erinevaid
erinevaid, ütleme siis, ehituslikke võtteid, et mis teatud piirkondadesse ei sobi, et kõik ei ole üksüheselt ülevõetavad ja iga inimene peab siis tegema piisavalt ise uurimust, et olla veendunud. Ja ütlen ka nii palju, et siis eks kõik peavad oma otsused tegema ise, et mina aktsepteerin seda, et kui sul on võimalus ja raha lasta nagu ehitada ja lasta ka teha, ütleme, sellist järelevalvet, siis ma pean seda ka õigeks. Et minul on lihtsalt see, et mina millegipärast usun, et oma kätega tehtud kodus on võib-olla natukene parem tunne olla, võib-olla on rohkem sellist kodutunnet, aga eks igaüks peab otsustama, kuidas oma aega väärtustada ja võib-olla on siis tema jaoks lihtsam tellida see ja teha samal ajal midagi muud, puhata või tegeleda hobidega. Et põhimõtteliselt nii on. Ja no nii, näitan natuke siis, mis ma teinud olen. Et kui vaadata minu selja taha, siis siin on näha vundamenti, mis ma sügisel lasin kaevata. Ja kild läks ka sisse, aga lihtsalt loodi ta veel ei jõudnud või ütleme, ei jõudnud panna õigesse tasapinda. Ja mis nüüd juhtus talvega ja sügisega oli siis see, et vajus sisse. Või mitte päris, aga väga palju. Ja olen siis, hakkasin võtsin selle töö täna ette ja olen siis puhtaks visanud siit siis lõpuni ja ilmselt on nüüd vaja siis hakata mõnda kohta juurde vedama ja katsun teha siis selle poole ja siis ka selle pikema poole nii-öelda enam-vähem ära. Et kui ma toon homme siis selle vibroplaadi või siis tamperi, pean vaatama, siis on põhimõtteliselt niimoodi, et on lihtsam, et võib-olla pääsen nii-öelda 2 päevaga, et 2 päeva pean siis laenutama seda, et kuna ma üksi toimetan, siis ma mõtlesin, et võtan kuskil 80 või 100 kilosed, sellega ma saan nii-öelda sisse-välja, et siit pole küll näha, aga siin tagapool on selline kalle tehtud, kus siis on nii-öelda lihtsam üles-alla sellega liikuda. Aga näitan natuke plaani veel ja räägin siin taustal juurde. Et siit, ütleme, kui lähme natukene tahapoole, siis me põhimõtteliselt seisame tulevase maja ees. Siia kohta jääb sissekäik, siia poole jääb tehnoruum, siia tahapoole jääb siis pesemisruum koos siis ütleme pesumasinate, kuivatite ja WC-ga. Siia jääb elutuba suure köögiga ja siia tuleb 2 magamistuba. Ilmselt teen 1 toa siia ka koos panipaigaga. Ehk siis projekti järgi on ta küll nii-öelda mõeldud 1,5 kordsena, aga kuna siin kõrval olev, ütleme, minu siis abihoone või suvemaja, mille ma siis nii-öelda enda harimiseks ehitasin, näitas seda, et ühel tasapinnal on isiklikult minu jaoks natukene mugavam, kui on eluruumid ja magamistoad. Ja seetõttu ma siis otsustasin, et ma ei hakka tegema ka valmindust 2. korruse väljaehitamiseks, kuna tube on piisavalt ja kui tulevad külalised,
siis neil on olemas siin oma selline privaatne 44 või ütleme 45 ruudune koht, kus olla ja võib üsna mugavalt, et sellest majast ma räägin pärast natuke võib-olla eraldi. Aga nüüd minnes tagasi, siis nagu enne ütlesin, siis sügisel kaevasin, vajus sisse ja nüüd ma siis nii-öelda puhastan, et siit on näha, et ääred on ära vajunud, keskele teen kuskil 55 sentimeetrit laia talla, armeerin päris tugevalt ära, alla tulevad siis 3-12 millimeetrist varrast ja siis tulevad ka nii-öelda põikvardad, U-vardad 8 millised ja peale siis tulevad veel 8 millised vardad. Ehk siis armeerimise poole pealt ma arvan, et jääb päris tugev. Ja nagu mainisin, siis projekt on küll 1,5-kordne, kuid ehitan siis nii-öelda ühekordsena ta välja ja pärast siis lihtsalt teen projekti muudatuse. Kuna ta läheb väiksemaks, siis erilist probleemi ma siin ei näe. Aga nüüd jah, ütleme siis katsukski, et siin puhkuse ajal võib-olla siin suuremad tööd ära teha.